Jah, ega lihtsus ja mugavus ei ole riigihanke õiguse üldpõhimõtted ja ei ole ka Euroopa Liidu õiguse põhimõtted, tegelikult isegi mitte kiirus. Et meil see kiirus on kuskil seal paragrahvis 3 nimetatud, et hanke peab läbi mõistliku aja jooksul, et isegi tegelikult kiirus ei ole üldpõhimõte. Eesmärgid riigihangetel on tegelikult mujal. Riigihanke õiguse eesmärk tuleb meile direktiividest, Euroopa Liidu aluspõhimõttedest, eks ole, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine, ja selle eesmärgiks oleks eeskätt luua ühtne vaba siseturg. Kuidas seda teha? Riigihangete regulatsioon aitab tagada, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei seaks kunstlikke tõkkeid oma koduturu kaitseks. See on tegelikult riigihanke õiguse eesmärk ja see on juba üks suur põhjus, miks võib-olla ei ole võimalik üle võtta kõike seda, mida teeb Paktum või kõike seda, mida teeb praegu sõjaolukorras Ukraina. Sellepärast, et eesmärk iseenesest on eemaldada kunstlikke tõkkeid ja võimaldada hästi suurt konkurentsi. Aga see küsimus on väga õigustatud, et kuidas siit võiks edasi liikuda. Et meil tegelikult on ju tööriist, mis lihtsustab hankijate elu ja see on riigihangete register. Aga riigihangete registrit on arendatud kogu aeg sellise mentaliteediga, et mida kõike hankejurist võiks riigihangete registris teha lihtsamini ja et kuidas ta saaks teha vähem nupuvajutusi. Et kas register võiks tema eest talle genereerida mingisuguseid tõendeid või käia karistusregistris näiteks vaatamas, et mis seal toimub. Aga võib-olla oleks vaja sellist mõttemuutust, et riigihangete registrit, sellist ühtset tööriista, mis on Eestis kõigile hankijatele kättesaadav, et võib-olla seda tuleks arendada hoopis vaatevinkliga, et mitte kuidas oleks see registris hankejuristil lihtsam toimetada, vaid kuidas see register võimaldaks toimetada seal robotil endal. Et kas äkki võiks olla riigihangete registri kaudu võimalik selline olukord, kus üks hankekomisjoni liige näiteks robot ja üks mitte ainukene, ülejäänud on inimesed, aga see robot teeks ära sellised asjad, mida mina pean riigihangetes nagu rutiiniotsusteks. Et ma arvan, et see ei ole raketiteadus, kui robot vaatab hankejuristi eest näiteks majandusaasta aruannet ja tuvastab, mis see netokäive seal on. See on üks kõige tüüpilisem kvalifitseerimise tingimus, pakkuja varasem netokäive. Aga robotil ei ole väga keeruline vaadata ka seda, et kas mingid varasemad referentslepingutele on viidatud pakkumuses. Tegelikult võiksid edasi minna, et robot võiks suuta teha ära ka esialgse pakkumuse vastavuse kontrolli. Sest et riigihanke menetlus on dokumendimenetlus ja vastavus kontrollitakse dokumentide tõendite pinnalt. Ja näiteks, kui meil on punatäpp sihikud, nendel on kehtestatud mingisugused nõuded, võib-olla selle sihiku värvi osas, et peab olema punane, mitte roheline, siis see robot võiks ju suuta sellest tehnilisest dokumentatsioonist, mida mõnikord võib-olla 100 lehekülge, tuua välja selle koha, et kus see vastavus on tagatud. Ehk siis mina kujutan ette lähitulevikku, kus riigihangete registri kaudu võiks ära teha kõik sellised rutiini otsused ja inimene või need ülejäänud hankekomisjoni liikmed siis liituvad ja vaatavad selle otsuse hiljem üle. Ma ei taha siin öelda kindlasti seda, et riigihankeid on võimalik automatiseerida 100% ja et inimlik mõõde peaks jääma tagaplaanile, kindlasti mitte. Mulle loeti ka sõnad peale, et ma nii ei ütleks, et inimene on jätkuvalt väga tähtis riigihangetes ja hankejuristid ei kaota oma tööd. Aga et oleks tehtud eeltöö ära, ma arvan, et selles osas on robot kasulik. Kuna riigihangete õigus on siiski hõlmab väga palju siis kaalutlusotsust. Et meil oli vanasti see, eks ole, müüt, et mingi formaliseerituse põhimõte on riigihangete õigus. No ei ole, seda ei ole. Vastupidi, RHS sätted paljudes kohtades annavad hankijale õiguse kaaluda. Ja see kaalumine ei ole nagu roboti töö, sest et see kaalumine eeldab süvenemist sellesse konkreetsesse ettevõttesse, konkreetsesse pakkumusse ja sellesse tausta, mis seal on toimunud. Ja selliseid otsuseid paratamatult peab tegema, ma arvan tegelikult, et isegi minu eluajal ja selle põlvkonna eluajal ikkagi inimene. Aga võib-olla see küsimus on, mida juba saab teha või mis juba toimub, milline roll AI-l praegu hankijate elus, et siis
teoorias justkui väga suur, kõik räägivad sellest. Aga praktikas, kui ma üle helistan hankijaid ja küsin, et kuulge, mida te teete, et milliseid tööriistu te kasutate, et siis ma ei ole saanud väga huvitavaid ja innovaatilisi lähenemisi. Noh, mida on tehtud? Tehakse seda, et kasutatakse ChatGPT-d selleks, et aitaks ta koostada tehnilist kirjeldust. Ma proovisin ise järele eile, et laptopi tehnilise kirjelduse tõepoolest suudab isegi mitte premium programm teha ära. Niimoodi, et seal ikkagi mingi keelatud alus on sees, Inteli või ADM-i graafikakaart. Ma küsisin talt, et miks sa paned mulle siia kaubamärgis on ju keelatud alus riigihanget, siis ta ütleb, vabandust ja teeb selle ümber. Et sellist diskussiooni saab tõepoolest AI-ga teha. Ja mida veel saab teha on ju, et sööta talle sisse oma koostatud tehniline kirjeldus ja öelda, et kas sa leiad mõne kaubamärgi või mis riigihangetes on ju paha rikkumine on see, et kui sa koostad küll tehnilise kirjelduse nii, et seal pole ühtegi kaubamärki, aga et nägu vaatab vastu. Tegelikkuses ikkagi on kirjutatud konkreetse tootja spetsifikatsiooni pealt see tehniline kirjeldus kokku. Et siis AI võiks ju, kes mõtleb läbi mustrite, võiks ju sellise asja ära tunda ja öelda, et kuule, mulle tundub, et tegelikult oled mõelnud Apple'i tooteid. Ja üks asi, mis on juba tegelikult olemas, on riigihanke vahendid, millele tasub tähelepanu pöörata, aga ei pöörata praktikas, et meil on olemas dünaamiline hankesüsteem, meil on olemas tegelikult elektrooniline kataloog, aga vähe teatakse sellistest asjadest nagu ka veel e-oksjon, et pean tunnistama, et ka ise tean väga vähe ja see on sellepärast, et kui ma vaatan riigihangete menetlusstatistikat, et mida kasutatakse, siis mis on kõige populaarsemad hankemenetluse liigid, on ikkagi lihthankemenetlus ja avatud hankemenetlus ja kõik muu juba kahvatub seal statistikas, ehk tegelikult sellist asja nagu innovatsioonipartnerlus või võistlev dialoog isegi, mis annab võimaluse innovatsiooni hankida, on Eestis praegu alakasutatud ja tagaplaanil.